Suur tänu. Tänan kõiki ja tere Euroopa. Minu nimi on Minna Punakallio ja olen Soome kohalike omavalitsuste liidu juhtivökonomist. Mul on ka mõned slaidid. Ja minu kommentaarid tulenevad Soome vaatenurgast. Kõigepealt mõne sõnaga nutikast kahanemisest Soomes. Need teemad, millest oleme täna hommikupoolikul rääkinud, on mulle väga tuttavad. Oleme vananemisest ja kahanemisest rahvastikust rääkinud väga palju meie paljudes kohalikus omavalitsustes ja maakondades, madalast sündivusmäärast ja piirkondlikest ebavõrdsustest ja loomulikult ka sellest, kui suur surve on Soomes struktuurireformidele, et nende katsumustega toime tulla, nii et need kõik on minu jaoks väga-väga tuttavad teemad. Ja ma pean ütlema, et Soomes see nutika kahanemise poliitika on reaalsus osades kohalikes omavalitsustes. Nad on võtnud kasutusele oma strateegia, et väheneva rahvastikuga toime tulla ja sellega kohaneda. Aga ma pean ütlema, et enamikus Soome kohalikes omavalitsustes ei ole tegelikult seda poliitikat kasutusele võetud ja nad püüavad alles leida võimalusi, kuidas neid suuri trende muuta. Pean siinkohal ütlema, et iga Soome kohalik omavalitsus on aru saanud, et kahanev rahvastik mõjutab tohutult finantssüsteemi avalikus sektoris ja sealhulgas ka kohalike omavalitsuste tulubaasi ja suurendab ka kulusid inimese kohta. Tegelikult me räägime nendest katsumustest ja leiame, kuidas nendega hakkama saada. Aga isegi väikesed kohalikud omavalitsused Soomes saavad tegelikult üsna hästi hakkama, kui vaadata statistikat. Ja selle taga peituv üks põhjuseid on see, et meil on olemas toetuste süsteem. Ja see süsteem aitab kahaneva rahvastikuga kohalikke omavalitsusi ja aitab ka siis, kui rahvastik konkreetses kohalikus omavalitsuses suureneb. Ma ei tea, kas Soome keskvalitsusel on selge strateegia nutika kahanemisega toimetulekuks olemas. Aga me oleme mitmed uuringud kokku pannud, neid teemasid uurinud ja võib-olla kõige olulisem viis, kuidas nende probleemidega tegeleda, on sotsiaal- ja tervishoiureform, mida me praegu Soomes ette valmistame. Ja selle raames võetakse kohalikelt omavalitsustelt need sotsiaal- ja tervishoiuga seotud ülesanded, suunatakse suurema maakonna tasandile. Nii et maakond hakkab nende eest rohkem vastutama ja see on üks võimalusi, kuidas vananeva ja kahaneva rahvastikuga Soomes avaliku sektori poolt üritatakse paremini hakkama saada. Ja me oleme püüdnud ka nutika kahanemise poliitikaga paremini toime tulla ja praegu teeme väga palju vabatahtlikku koostööd naaberkohalike omavalitsustega, see on üsna levinud vorm, aga seda tuleks suurendada ja tihendada. Aga kohalike omavalitsuste rahandussüsteemis on samu elemente, mida OECD
Eestile on välja pakkunud. See aktiivselt ei soodusta praegu tõhususe poolt, aga see ka ei kuidagi tekita seda ebatõhusust. Kõige olulisem võimalus, kuidas kohalike omavalitsuste tegevust rahastada, on kohaliku omavalitsuse enda tulubaas. Riiklikud toetused pole Soomes selliselt sihtotstarbeliselt kohalikele omavalitsustele eraldatud ja kohalikel omavalitsustel on oma enda tasakaalustatud eelarvereeglid paigas. Lisaks sellele valmistame me ette ka maksustatava maa ümberhindamise reformi, et see maa väärtus oleks praeguse turuväärtusega rohkem kooskõlas. Ja nii palju ma lühidalt soovisingi selle uuringu kohta rääkida. Tänan teid veel kord. See uuring on olnud väga huvitav ja loen seda pärastpoole edasi. Tänan teid.